selle võimaluse eest, et olen siia kutsutud täna, et jagada meie ühiseid mõtteid ja lugupidamist meie rahva suurmehe, Eesti rahvusriigi ehitaja Jaan Tõnissoni üle. Ja on sümboolne, et tema keha siin ei puhka, sest Tõnissoni nähakse kui aatekandjana. Ja meil on tähtis tema vaim, mis on kindlasti siin. Tõnisson on ka Eesti rahvusriigi märke, mida me täna tähistame. Kuid on põhjust ehk täna heita pilk ka natuke kaugemale ja olukorrale, mis valitses alles näiteks 119 aastat tagasi, kui Kuressaare kuulsaali tuli Jaan Tõnisson 3 kaaslasega, rääkisid ja tellisid eesti keeles ja nad sunniti lahkuma, kuna neile teatati, et siin kõneldakse ainult saksa, vene või prantsuse keelt. Igal juhul mitte eesti keelt. Ja see periood, kus noor Jaan Tõnisson sirgus 1880. aastat, eriti aga 1890. aastat olid ju esimene suur rahvuslike pingutuste pettumus. Esimene ärkamisaja laine oli vaibunud, valitses lootusetus, omavahelised tülid. Grenstein väitis oma olevikus, et kui rahvas saab hästi elada, siis pole tal vaja ka eestlastena säilida. Peaasi on hea toimetulek. Tõnisson sirgus hea toimetulekuga talus. Ja oleks loomulik olnud, et ta oleks mugandunud vastavalt oludele. Millegipärast ta seda ei teinud. Ja nii saabus aeg, kus ta asus Tartu Postimehe etteotsa ning see oli uus sõnum, Tartu renessanss. Sõnum, mida võib väljendada Tõnissoni sõnadega pea püsti ja selg sirgeks. Sest ka Eesti Üliõpilasseltsi liikmed tollel ajal hingasid kergendatult pärast seltsi koosoleku lõppu, kui nad enam ei olnud sunnitud eesti keelt kõnelema ja võisid koduse saksa keele juurde tagasi tulla. Valitses tsensuur, poliitiline tegevus oli keelustatud, saksa ja vene rahvusrühmad olid poliitilises elus domineerivad ja küsimus oli tõepoolest, mida teha. See oli enneolematu see kingitus, mis Jaan Tõnissoni isikus ilmus. Ja ma pean tema kõige ainulaadsemaks saavutuseks seda vaimu, seda vaimset energiat, seda sihikindlust, järjekindlust ja entusiasmi, millega ta alustas võitlust lootusetute olude vastu. Tõnissoni võib nimetada Eesti rahvuskeha infrastruktuuride kujundajaks, nii vaimses, kultuurilises kui ainelises mõttes. Vaimne sõnum tuli Postimehelt ja karskusseltside kaudu ja Tõnissoni eetilise aluse kaudu, milles oli pärandanud Villem Reimann. Kuid, kui kõnelda aatemehest, siis on jällegi täiesti ainulaadne see, et sel aatemehel oli täiesti praktilised igapäevase elu käima lükkamise omadus. Ja mõtleme sellele, et ta sai mitte ainult Eesti Üliõpilasseltsi esimeheks, ta sai Tartu Eesti Põllumajandusseltsi esimeheks. Siis asus korraldama esimesi Eesti põllumajandusnäitusi Tartus, mis pidid võistlema saksa omadega, milleks tuli hankida luba
ja näha tohutut vaeva. Ja meie tulemus oli see, et Tartu Eesti põllumajandusnäitused ületasid mitmed ja mitmed kordi lõpuks Saksa omad. Räägitakse, et ühel näitusel tuli kokku 40 000 inimest. Siis ühistegevuse korraldamine, krediidiseltside korraldamine, et Eesti talumehed ja ettevõtjad ei peaks sõltuma Saksa pankadest. Lõpuks Saksa hüpoteegi süsteemi ülevõtmine Liivimaal ja selle asendamine eestlastega. Kõik see tohutu töö toimus Tõnissoni juhtimise vaimse suunamise all. Ja see on midagi niisugust, mis on tõepoolest ainulaadne, mida keegi teine ilmselt poleks suutnud nii hästi teostada. Tõsi, me võime vaielda tema tegevuse stiili üle, et oli liiga kindel sageli oma vaadetes, läks tülli teistega, tekkisid lõhed, aga ometi ilma selle ettevalmistuseta, ka ilma Vanemuise uue hoone ehitamiseta, milleks Tõnisson korraldas üldrahvusliku korjanduse, mis avas tee Estonia ja Endla ehitamisele. Selleta ei oleks olnud ette valmistatud vabaduse väljakuulutamiseks ja selle teostamiseks. Ja Tõnissoni poliitiline platvorm, mis ka oli tähtis tookord, sellepärast et tollel ajal 19.–20. sajandi vahetusel valitses ju sotsialistlik suur mood. Enamus lootis väljapääsu Vene revolutsionääridel, Vene revolutsioonil. Aga sotsialism orienteerus maailma revolutsioonile ja käsitas rahvusriike või nende taastamise taotlusi tagurlike ettevõtmistena, mis on määratud nurjumisele. Tõnisson koges seda ise, kui ta triumfiga valiti 1906 esimese Vene Riigiduuma liikmeks Liivimaalt. Ja kui kadettide juht Miljukov ütles talle, te tahate autonoomiat miljonilisele rahvale. Selle rahva ainus tee on sulanduda Vene rahvasse. Ja see on eriti tähtis, et meil oleks Vene riigi piirialad kontrolli all. Pidada endast mõtet. Ometi Tõnisson taotles evolutsioonilist arengut ja see tugines eraomandusele, talude päriseks ostmisele, Eesti eraettevõtluse arendamisele ja kristlikele väärtustele. Ning, nagu juba öeldud, karskusliikumistele, Eesti karskusliitude kesktoimkonda juhtis ka tema. Ja siit võib-olla minu jaoks ühendus selle meie ühe teise rahvushümni Hoia Jumal Eestit sõnade juurde. Rahu, töö ja kainus olgu Eesti kroon. Rahu, töö ja kainus võiks nimetada Eesti valuutaks, mis ei lähe devalveerimisele, kui me neid väärtusi meeles peame. Tõnisson oli aktiivselt tegev Eesti Vabariigi taastamisel. Tõsi, Konstantin Pätsi organisatoorsed võimed ja praktiline meel hakkasid ülekaalu saavutama. Tõnisson kuulus ajutisse valitsusse, aga saadeti siis Pariisi rahukonverentsile Eesti taotlusi esindama. Aga ta juhtis valitsust novembris 1919 kuni sügiseni 1920 Tartu rahu sõlmimise ajal. Ja juhtis valitsus tegelikult 4 korda. Ometi, kui me täna räägime Jaan Tõnissoni pärandist, jah, ega me siiamaani pole küpsed veel seda tasakaalukalt hindama. Ja võib-olla on küsimus ka selles, et Eesti rahval on kuidagi väga vastumeelne näha inimesi suurena.
ja kui meil on suuri inimesi, siis püütakse need väikeste detailidega ikka kuidagi niimoodi sõelapõhjaks teha ja maha kiskuda. Võib-olla see on ka tänapäeva mood. Aga me peame siin selget vahet tegema, mis on tõepoolest suur ja kordumatu saavutus, niisamuti nagu Konstantin Pätsi puhul. Ja mis on tavalised inimlikud nõrkused, tülid, puudujäägid. Ja selles perspektiivis Jaan Tõnisson jääb Eesti suurmeheks. Ta jääb suurmeheks eriti eetilise dimensiooni sissetoomisega Eesti poliitilisse tegevusse, mis on vajalik sõnum meile tänapäeval, mida me vajame. Ka meie oleme mingisuguses suluseisus, üks etapp on selgelt läbi saanud, meil ei ole head arusaamist, kuhu edasi minna, mis oleksid meie pidepunktid, mis oleksid meie kõige tähtsamad ülesanded. Ja eks see algab peale sellest samast, et me korrastame iseendid kõigepealt. Me teeme selgeks eetiliselt, kes me oleme, milleks me siin olema, mis on meie vastutus, mitte mida me saada tahame ja mille üle me saame kaevata. Vastutus jaguneb kodaniku ja valitsuse vahel. Valitsuses saa kunagi olla ainult peksupoiss. Iga rahvas saab, nagu iga potike saab oma kaanekese, seda saab teha natuke teistsuguseks või niisuguseks, aga vaba riigi kodanikud vastutavad täpselt samuti oma riigi eest, nagu nende valitud valitsus. Seda vastutust ei saa anda ainult kellelegi teisele või näha ainult teistes süüdlased. Ja meie asi on praegu täna siin saada osa sellest vaimust, mis Jaan Tõnisson on kandnud läbi uskumatute takistuste, sellise bürokraatia, sellise võõrvõimu rägastiku, mida rahuajal on isegi keerulisem läbi süüa kui sõjatingimus. Aga ta tuli sellega toime, andkem talle au ja olgu see sümboolne täna, et Konstantin Pätsi poolt tuli oma rivaalile ja sagedasele teisele poolele, kellega polemiseeriti, kellega mindi lahkuma arvamustest, tuli pärg. Meie rahvuslikud suurmehed on leppinud.